Endised politseiametnikud Erik Heldna, Elmar Vaher ja Aivar Alavere mõisteti tänavu aasta algul kriminaalasjas ka Riigikohtus lõplikult õigeks, mistõttu tuli riigil maksta välja neile kokku veidi üle 74 000 euro. Endised politseijuhid mõisteti õigeks nii maakohtu, ringkonnakohtu kui ka Riigikohtu tasandil. Kriminaalasi puudutas Heldnale politseipensioni määramist. Kogu protsessi puhul on väga palju kriitikat pälvinud nii Kaitsepolitseiamet kui ka prokuratuur. Ka hiljuti läbi viidud Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitluse tulemused näitavad, et kõnealuse kohtuasja puhul ei kiida inimesed ehk avalikkus heaks prokuratuuri ega Kaitsepolitsei tegevust, kuid pigem kiidavad heaks kohtuvõimu tegevuse. Prokuratuur on öelnud, et me selles juhtumis teeme oma sisemise analüüsi, vaatame kogu selle uurimise ahela üle, alates sellest hetkest, kui uurimine alustati kuni kassatsiooni esitamisena, et kas seal on midagi, mida me saame edaspidi paremini teha. Kuidas aga saab prokuratuuri tööd muuta selliselt, et edaspidi oleks kohtuprotsessid inimlikumad ja kiiremad? Ma arvan, et seal on väga palju prokuratuuril teha, et olemasolev kaasus on minu meelest võiks olla küll koht, kus prokuratuur võiks nüüd enne sisse vaadata, natukene oma senist kultuuri muuta ja ma arvan, et nad saavad sellega hakkama, kui soovi on. Mul tegelikult Astrid Asisse on päris suur usk, et ta suudab selle läbi viia, aga mis minule endale natukene häirib, on need pikad menetlustähtajad. Neid peaks kindlasti kuidagi kontrolli alla saama, et kas siis, kui on mingi näiteks üle 3 aasta, et peaprokurör ise vaatab üle, tavaliselt on seal 1,5 juba tegelikult päris palju, et need peaks üle vaatama. Ja mis seda politseijuhtide protsessi puudutab, siis me palusime prokuratuuril teha juhtumi analüüs. Nad lubasid seda teha, lubasid ka selle meile saata. Ja tegelikult ega see kriminaalprotsess tervikuna, üldse Eestis on minu meelest natukene vajaks üle vaatamist, et nagu ikka, juura on alati elust maas. Kuidas aga siiski vältida selliseid protsesse, nagu oli just politseijuhtide oma, mida kohati tituleeriti suisa kui näidispoomist? Näidispoomis alati vältida ei saa. Mina ütlen, et sellist prokuratuuri mina ei taha, kes kohtusse ei lähe. Ja 100% on võidu protsent, et taolisi ma ei taha. Ja tegelikult ka Riigikohus ju oleks ta tahtnud nii mustvalget otsust, ta poleks seda menetlusse võtnud. Igaüks saab ise aru, mis see tähendab. Aga alati saab paremini ja tegelikult ega see kohtus käimine, ta ei ole ju mingisugune lõbus teema. Et ta ei ole eriti just nendel, kes seal kohtu all on. Aga ei saa muidugi ka üle sellest, et prokuratuur võiks sisse vaadata. Mina ei välista ka seda, et peaks andma lihtsamad käed peaprokurörile, ütleme ka või ministrile, mõnest prokurörist, siis, kes võib-olla nii hästi hakkama ei saa, kelle asjad menetlevad, venivad, et ta siis läheks vabale turule ja vaataks seal ringi natukene.